Tere kõigile! Kuigi jaanid on juba ukse taga, siis loodus käib ikka oma teed. Ja olengi täna tulnud ühele Tallinnisu põllule, et vaadata olukorda taimehaiguste levikul. Möödunud 2-3 nädala ilmad on olnud väga soodsad, on olnud piisavalt palju sademeid, päevased ja ka öised temperatuurid on olnud vahemikus 15–20 kraadi. Ja see kõik on tinginudki selle, et ka siinsel põllul on märgata juba nii nisu pruunlaiksus ehk TTR-i levikut kui ka esimesi märke helelaikssusest. Mida ette võtta? Need, kes teist veel ei ole T2 pritsimist, seda lipuleheaegset või loomisaegset pritsimist teinud, soovitame kindlasti tõsta fungitsiidide kulunormi. Täna siis oleks meie valikust mõistlik kasutada Revitrexi vähemalt 1 liitri hektarile ja Balaiat vähemalt 1 liitriga hektarile. Kellel on kevadistest pritsimisakendest järel veel ka Priaxor Powerpacki, siis ka see sobib täna siia. Sellisel juhul lihtsalt kasutage Priaxori 0,5 liitrit ja Kurbatur 0,5 liitrit hektarile. Aga Margus, äkki räägid, kuidas on seis Lääne-Eestis ja Pärnumaal? Kas seal on juba pritsid ära pargitud jaanideks? Õlled on külma pandud ja lihad marineerimas? Jaa, Pärnumaa mehed on juba aegsasti valmistunud, sest sõitsin teel põllule mööda ühest suurest kaubanduskeskusest ja seal parklas ei hakanud silma ühtegi pritsi, nii et eeldan, et põllumehed on jaaniõlled juba aegsasti ära varunud. Aga ise tulin vaatama, kuidas siis kasvab järgmise aasta jaaniõlle, ehk siis tulin siia odrapõldu. Teel siia põllule sõitsin mööda ka ühest varase odra põllust, kus on näha, et ilusasti ohted on väljas, pead on loomisel, seega nendel põldudel tuleks kasvureguleerimistööd kindlasti ära unustada. Kus aga kasvureguleerimisega veel jõuab, on hilised odrad. Hilised odrad on üldjuhul sellises 3. kõrresõlmes, lipuleht on ilusasti paistmas, osadel põldudel isegi juba lahti rullunud. Nendel põldudel praegult väga õige aeg planeerida sinna terpal, kuna sel hooajal niiskust on meil piisavalt, toitained on ka antud, siis terpali normiga kindlasti mitte kokku hoida. Selline 0,75 liitrit kuni liiter hektarile kindlasti. Kes aga planeerib kasvu reguleerimist Medax Maxiga, siis ka selleks ei ole veel hilja, kuna ka seda saab kasutada kuni lipuleheni ja siin ka norm 0,5 kilo hektarile. Või kes kasutas näiteks siin esimese teise kõrresõlme ajal Medax Maxi 0,3 kiloga hektarile, siis täna ma soovitan panna sinna niisugune 0,2 kilo juurde, et see selline 0,5 kilo kätte saada, mis hoiab meil koristusajani ilusasti odra püsti. Aga Alo, kuidas siis teil see jaaniks ettevalmistus kulgeb? Veel pühadeks ei valmistu, 2 päeva on ikkagi aega ja see 2 päeva tuleb vägagi hästi ära kasutada, sellepärast et kuuma lainet lubab ja ega pühade aeg väga ei taha tööd ka teha, et pritsimisi veel on. Varajane oder hakkab ohteid välja ajama ehk viimane hetk terpali pritsimiseks. Hilises odras siin natuke veel aega on, aga ega ka mitte kaua. Ja hernesuba samuti seal tegevusi on ja ka nisu T2 ei oota. Eks jaanipäeva eelne ja järgne aeg on ikkagi Virumaal üsnagi töised. See kuumalaine tundub, et toob hõlpu ka jaanipäevaks, et igaüks saab nautida sauna, nautida suve ja mõnegi õlle, et siis jälle peale jaane ärkvel olla ja kõvasti tööd teha. Aga püsige kanalil ja nautige seda ilusat aega. BASF. We create chemistry.